Teet ja Kristjan, vaid Siim ja Kristjan on minemas seekord Egiptusesse, lähme Hurghadasse ja vaatame, mis huvitavat ja põnevat meile sealt vastu vaatab. Sina oled Hurghadas käinud? Mina ei ole, Siim on. Kunagi ammu. Ja saame siis näha, et kas midagi muutunud ja kas see on muutunud, aga praegu kell on 11:30, lennuk läheb kell 3, nii et lennujaamas on päris mitu head tundi ootamist. Tõepoolest, mina sattusin Hurghadas käima 2017. aastal ja aasta hiljem veel ka Sharm el Sheikhis, seega Egiptusega olen varasemalt juba tutvunud. Lennujaamas ootame oma tunnid ära ja õige pea pääsemegi juba lennukile. Nagu ta see on? Väga hea, super, soe on. Kui 2017. aastal lendas lennuk Tallinnast Hurghadasse 4 tunniga, siis praegu sõja tõttu teeb ta sellise suurema kaare ja kokku läheb 5,5 tundi lennuaega. Me siin naersime praegu, pakiring käis juba mingi 5 ringi ja minu kohvrit ei tulnud, mõtlesime, et see ongi kusagile Leedu pool hoopis teele pandud juba. Jõuaks nüüd hotelli, vaata. Võiks värskenduse teha ja mõnus, tegelikult on mõnus. Nii, nüüd saame teada, et meie buss on number 48. Ja siis hakkame oma bussi otsima. Number 48. No nii, leidsime bussi ka üles. Siin on hästi palju erinevaid neid firmasid. Ja siis meie buss läheb mis oli mingi 6 erinevast hotelli lõpuks. Panin praegu tähele, et kõrvale bussil on isegi snorkel külge pandud, täis offroadi värk. Selle reisi otsimine internetist võttis meil aega kõige rohkem 10 minutit ja valisime välja hotelli nimega Seagull Beach Resort. Ainukesed kriteeriumid olid, et hotell oleks rannas ja ka võimalikult kesklinnas, et saaks öösel linna peale kolama minna. Hotelli foajee on selline ilgelt suur ja avar tegelikult. Nii, me saime nüüd oma check-inid ka hotelli ära tehtud ja siit teeme esimese vaate õue, vaatame, mis meil siit hotelli hoovis siis paistab. No mis esmamulje on? Läheme kohe basseini või? Nüüd on see, et meie kell on praegu 10:12 ja me ei saa tuppa sisse, sellepärast et toad on alles kinni ja 1:30 saame tuppa, nii et nüüd me peame siin pikkade teksapükstega kuskil varjumine ilmselt, et päris soenik ja temperatuuri praegu ei tea, aga 20 pluss julgelt. Aga süüa pidi saama kusagil, lähme vaatame äkki... Süüa saab, juua saab, nii et lähme värskendame ennast ja siis on varsti kell juba nii palju ka, et saame tuppa. Et paar tundi veel ja siis hüppame siia basseini sisse kohe. Et vaatame, päris suur on see ala siin ja leidsime selle tümaka koha ka üles, et see rand kuulub siis ka kõik sellele hotellile siin. Proovime siis kohaliku Egiptuse õlle, Sakara oli nimi, jah? Selle Sakara ka ära. Sakala. Kohalik külm Sakala. Esimene emotsioon. Päris Saku originaali maitse ei ole. Aga ta on nagu... Külm on. Ta on külm. Aga midagi ta nagu meenutab, ma arvan, et on siuke 4 kraadi umbes. Et 4,5 võib ka vaatana. Aga ei, tipp-top, väga mõnus. Minu meelest on nagu hotelliga, tuba ei ole küll näinud, aga jätkuvalt ei ole tuba näinud. Jätkuvalt ei ole tuba näinud, aga praegu tundub nii, et hotelli alal on nagu tegevust ikka piisavalt. Aga ma näitas vett ka, et vesi on ka päris läbipaistev. Nüüd peab kammustad siis kohe jalakondis poolegi. Ja siis on meie hotellis veel oma loomaaed olemas, sellise, või ütleme linnuaed selle kohta või? Ja, kaabulinn on. Sealt saaks ühe sule kerda või? Ausis on sealt sellised papagoidi ka, mis on tuvi. Et siin on üldse kõik võimalikud puud, Egiptuse nendes hotellihoovides alati lõigatud niimoodi hästi nagu ilusaks, näiteks nagu siin on, siis muidugi need elevandid ja kõik teised puud ka siin niimoodi ja eriti ägedad on veel need, mis siit vastu vaatavad. Saime siis oma toa ka lõpuks kätte, tulime sisse, ilge mürin, tuba iseenesest on okei.
selline okei, aga tuled siia rõdu peale ja kus on merevaade, kus on miljoni vaade ja mida me vaatame? Siin on nii vali, et ma ei saa rääkidagi. See nagu masinaruumis oleks. Väike ka nii või no, jah. Juba sai siin seletamas ka käidud adminiga, et äkki saame ikkagi toa ringi vahetada. Nad küll väidavad praegu, et hetkel on 100% hotell täis, ei saa vahetada, aga me lähme homme, kui check-out'i aeg on uuesti uurima. Vaatame siis ka need ruumid ära, mida on vaja vaadata ära. Esiteks, imeline neoonvalgus, ubasust loob. Teiseks, mida mina ei ole enne näinud. Pott on kinni plommitud, see on prillgaas. Ja nüüd me võtame selle ära, et see on valmis kasutamiseks. Aga ei, pott on olemas, dušš on olemas, kraanikauss on olemas, nii et... Jah, kõik on okei, välja arvatud see, mis vaatab meile siis rõdu pealt vastu. Eriti see müra, mis siin on, see on ikka päris vali. No saame näha, ehk jopp ja saame ikkagi selle toa ringi vahetada. Kristjan, sa tunned saiakes, mis saiakesed on siin? Kõik on midagi uut ja huvitavat. Ma arvan, et alustame näiteks sellesse. Ma isegi kujutan, et rasis olla võib. Aga proovime ära. Valik on muidugi imeline. Kalast veiseni, veisest kartulini ja siis läheb riisist makaronini. Ports ma vaatan, on küll juba ilgelt selline suur nagu. Proovin teha sellise kiire kokkuvõtte ka, et siin on siis kala, kartul, siis on mingi kohalik selline makaroni värk. See on mingi sai, kus pandi liha vahele, makaroni vorm on siin, siis oli see veiseliha äkki ja siis on riis on ka mingi makaroni variandiga veel, kui saab näha. Heiptuse söögiga on alati see ka, et võib nagu taguotsa vaikselt lahti võtta, et saame näha, kas hoiab kinni või läheb juba esimesel õhtul poti peal istumiseks. Nagu kultuursed inimesed söövad siis toidu kõrval alati ka klaas veini, valget veini, et kahjuks veini pokaale ei olnud anda, sest need pidid otsas juba olema. Nii et on nii. Et mis ma kuulsin vahepeal, et need kelle kõrval Siim Lennukis istus, et need said juba uue toa endale. Nad ei võtnud üldse tuba vastugi. Nad käisid toas ja läksid kohe tagasi ja ütlesid, et nad seda tuba vastu ei võta. Siis said uue toa. Kas neil oli ka sama nurga taga või? Nendel oli ilma aknata tuba. Mis see? Ilma aknata tuba. Midagi sellist, jah. Eestas nad said uue toa. No mis sa arvad, läheb see roosa kohe või? Et see teeme selle pooleks või? Какие будешь? Ты тоже такие желейны. Jäätis põld. Ma hakkasin juba vaatama, et siin on merikarbid niimoodi mõnusad Vahemere omad. Tegelikult kabachokki salat pettis ära täitsa. Aga nüüd laob omale? Ei no, kui antaks, tuleb proovida. Traditsioonilised Egiptuse sellised siis magusad suupisted, et hakkame siis kuskilt järjest minema, et see on siis selline, ma eeldan, et see on mingi filotaigne ja suhkru, siirupi ja mandli. Kristjan mainis juba sellist sõna nagu mingi filotaigen, mina kuulen esimest korda sellist, võib-olla see on asi selles, et tema on elukutseline kokk ja mina ei ole. Ma arvan, sa teed iga asja peale sellist nägu nüüd. See on lihtsalt mingi magus asi. Lihtsalt magus asi. Ma kujutan ette, see on täpselt sama maitsega. Ja see on teist värv lihtsalt. Ongi täpselt sama maitse, teist värv lihtsalt. No okei, mingi sügav, mingi mõte oli sellele, aga ma ei tea. Rohkem nagu ei taha. Proovime seda. No see on nagu raffello. See on mingi kookospäts. Punast värvi lihtsalt. Aga vaata, see meie reisikaaslane rääkis, et see asi pidi olema kõige parem siin. Juustuga. Ma tegin siin pooleks, võtad ühe pool omale. No nii, me teeme nüüd esimese linna mineku ka ja vaatame, kas me jõuame elusalt tagasi või mitte. Ma arvan, päeval tegelikult on suht rahulik võrreldes sellega, mis õhtul olema saab siin. Mina ei tea sellest linnast absoluutselt mitte midagi. Õnneks Siim on siin nagu käinud ja ma usun, et ma usaldan Siimu ühe sõnaga. Aga lämmegi korra tegelikult teisele poole, et ma käisin mõned aastad tagasi ka Hurgadas ja olin, kus läheb, mine me valien, olin Bella Vista hotellis
ja nüüd lähme vaatame seda Bella Vista hotelli, mis on tegelikult siit mingi alla 100 meetri kaugel, ma arvan. Et vot see, mis Kristjani selja taga praegu on, see on hotell, kus käisin mina aastal 2017. Väga äge hotell on ja seega me uue hotelli, nüüd praeguse reisihotelli broneerisime. Siis ma täiesti juhuslikult paar päeva tagasi kusjuures avastasin, et me olemegi sellele nii lähedal. Tao Disco Club. Et palju me, alla 100 meetri, ma arvan, on meie praegune see Seagalli hotell. Ma ei kujuta ette siin elada, siin ei kannataks. Kuu aega võiks siin lihtsalt olla, lebotada, päikest nautida ja kõike seda, aga ma ei tea, ma ei ole rohkem väga näinud ka, vaata. Laupäeval küsi uuesti. Me oleme minemas, tähendab otsimas Hurghada selliste sadamaala nagu Marinaks kutsuti. Me oleme nüüd jõudnud tegelikult selle Marinast. Ei, veel ei ole. See oli keskel. Ta lihtsalt näitab, aga ei, nüüd on variant, kas me oleme siit otse või oleme sinna poole. Lättides kippa nii. Siin on päris kõva tuul, ma ei tea, kuidas see mikrofonisse puhub, aga me oleme siia Marinasse kohale jõudnud ja see peaks olema nüüd Hurghada selline eriti prestiižne koht, kus siis kõik kõige rikkamad tegelased, võib-olla ka külalised on oma suured paadid siia kohale vedanud. Võib-olla need on ka lihtsalt need turistipaadid, millega siis turiste viiakse mere peale, siin erinevate saarte peale, Giftuni saarele, kus ma kunagi Hurghada ajal siis ka näiteks käisin. Praegu on see sükke rahulik, ma arvan, et õhtul siin viled ja tuled pannakse tööle, et siis see melu nagu läheb siin ühe suuremaks. Praegu on sükke rahulik, tiksin. No jaa, aga lähme vaatame siis mõned paadid ka üle, et mida siis, või millega siis kohalikud nii-öelda sõidavad ka. See on korralik kitake see. No see, kui rutska põkke vääneb, see on nagu... 1000 hobujõude mootorit. No turvamehed ajasid meid tegelikult siit minema, et siia paatide juurde ei tohigi niisama minna, kui sa paadi omanik ei ole. Promenaad ise on ilus, aga ega kuradi purjakad siin väga midagi pole. See Nasva Larri nüüd paata nägema, et suurt vahet pole nägema. Ühed lappajad kõik siin. Tegelikult tahaks midagi võtta kusagilt. Et lähme võtame kusagilt midagi head. No Kristjan nägi nüüd kaamel ka ära. Ongi kaamel ka nähtud. Me ei tohi lähedale minnes, kaabeli peremees tuleb siis kohe pappi saada meie käest. Kusjuures huvitav on palju see, et ma ei ole kunagi näinud, et Egiptuses nii pilvin ilm oleks nagu täna. Kunagi ühel ekskursioonil räägiti, et Egiptuses sajab maksimaalselt vihma 2 päeval aastas. Au oleks üks päev endale saada. Ja kui ma praegu vaatan ülesse, see päev on käes või? Et tegelikult on praegu üsna tumeda pilvest siin üleval. Nii et mine tea. Nii ja nüüd me näitame teile ära ka, milline näeb siis välja üks õige Egiptuse ja Hurghada Sibi-auto. Haisu ma juba praegu tunnen, aga nüüd keerame kaamerat. Vot see on nüüd Egiptuse Sibi-auto. Ja siis me leidsime kohe siit Sibi-auto juurest ka eriti tuunitud masinad ülesse. See on kohalik tuuning. Siuksed pemmid. Meeresuud. Ja vaadake seda asja siin. Sellest ma teen küll. 550 heppa. Sellest ma teen nüüd pildigi. Nüüd me oleme sattunud küll kuidagi väga nagu nii-öelda kohalike elanike rajooni. Siin, kus me praegu liigume, on ka mingi väiksed poekasid, aga enam ei ole küll mitte ühtegi nagu turiste kusagil näha. Siin on mingi esindus. Mersu esinduse peale. Elektrimootorit mähiti. Siin jah, kõike saad. Mida iganes vaja on, kohe naksid jääks valmis. Siin on näituseks üks suur mootor. Diiselmootor. Lovol. See on mingi generaator, ma arvan. See teeb sellele... Siin tehaksegi mähkimistööd ja jah. Skaani esindus. Elektrivärgid. Siin on iga nurga taga mingisugune töökoda ja värk. No igal pool on mingi mööbli kuradi. Mööbliparandaja ja restauraator. Jah, ma ei mäleta, kas ma ennem ütlesin juba, aga selle tänava peal on palju huvitavam käia.
sellepärast, et siin ei ole need kohalikud sellised, kes sulle nagu kael hüppavad, et tule vaata, mis mul on, tule hüppa poodi ja siin ei ole mitte keegi siiamaani veel nagu kusagile kutsunud, saame jumala rahulikult jalutada ja ringi vaadata siin. Esimesed turistid tulevad ka üle tee. Selle tänava peal ei ole üldse turiste näinud, et ainult siuke kohalike tänav. Ja järgmises väikeses hoovis tehakse kohe ka erinevaid keevitustöid. Siin üks vana just keevitas. Et Kristjan tahab ikkagi siis kohaliku selle tänavatoidu ka ära proovida. Päris rõve selline aisen ja nüüd ta valis omale restorani välja. Ma näitan teile seda. Nii. Kala ma ei tea. Kohaliku kala saad. Kala ei lähe või? Kala ei lähe. No mis teha, mees on pirts. Kala ei taha minna. Ja kohalik naine tuleb vastu. See on nüüd teine naine, keda praegu on näha. Hurghada ongi niimoodi, et siin sa võid nagu näha rohkem sellist, ütleme nagu Aguli moodi elu ka, et see Sarmelseik on üsna selline turisti jaoks tehtud kohe, kus on kõik selline pinks-ponks enam-vähem. Prügi on ikka muidugi maas, aga sellist tänavelu maa seal nagu näinud ei ole, jah. Et me leidsime nüüd üles ka kohaliku siis kalamarketi, mis on selline kalaturg, aga see on, ma arvan ka selline riigi oma, selline korralik juba, maja juba näeb okei välja. Ta näeb isaks välja, jah. Proovimist üle ka üle. Jah, siin ei lasta ju auto või nagu jalakäijad üle tee. Lahe polo. Siin mul kohe südame alt läks soe. Mul kunagi oli ka polo. Et siin kalaturul on siis ka, siin käib nagu kohalik inimene ka kala ostnud, mitte see ei ole nagu turistide jaoks siin. Põrand juba libene. Põrand on nii libe nagu jää peal käiks. Kõik on seda mingit kalalima teis. Tuuleauge on ka, meil on tuuleauge hooaeg alles tulemas. Siin on juba... Ja siin käib kohe kalapaadi hooldus ka, jah. No tuleb kalaisu peale juba või? On. Tahaks juba hea maitsu lästa. No ma arvan, me maitseme ka, aga mitte täna. Ja ma arvan, et kui midagi proovida, midagi kohalikku siin, siis võib-olla kalast. Värske kala tuleb otse merest ja grillitakse ära. Et ma usun, et kui seda süüa, siis... Jääb ellu? Siis jääb ellu ka see kord. Siis kohaliku mossee ka ära. Me ilmselt sisse ei hakka minema. Siin on ka selline asi, et siin peab olema minu meelest ka pikad püksid jalas. Ja jalanõud tuleb ära võtta ja minu meelest siin pidi ka peakate peal olema, vähemalt naistel kindlasti. Ja et need asjad omale saada, siis sa pead rentima maksma, ehk siis sa pead nagu rentima need riided omale. Et kuna ma olen 2017. aastal seal mossees tegelikult käinud ka, siis ma panengi sellest vanast videost paar klippi siia, siis näete, milline see seest välja näeb. Sellised hulkuvad koerad on ka siin tegelikult nagu igal pool tuiavad ringi ja samamoodi kassid. Hirmus peenikesed, minu bossega ei ole võrrelda mitte ükski kass. Kõik on umbes 4 korda peenemadki bosse on. Vaataks lihtsalt ringi. Vaikselt ringiga meie siis hotelli poole, kus ootab meid õrgutab õhtusöök varsti. Mis asi see on? See on mingi kraana on tal. Kõrval on mingi mersu, aga... Kraana on peal. Pühikse mersu. Kena laia plekk väljaga ma vaatan. Aga see on peat, ei ole sigull, aga täpselt sigulli moodi. Võsa raie käinud. Ma olen hoovis natukene kord puid. See juhtus kindlasti mingi 3 kuud tagasi. Aga pole jõutud veel ära koristada. Ja kui te juhuslikult olete Apple'i toodete kasutaja ja peaks mingisugune probleem olema või soovite oma Apple'i tooteid osta, siis selle jaoks on Hurghadas olema selline pood nagu Mr. Apple. Siis lähete sinna poodi. Kell on täpselt 5:30 saanud ja nüüd hakkabki hämaraks minema. Siin Egiptuses läheb tegelikult ülikiiresti pimedaks ka, mingi poole tunni pärast kella 6 on juba täiesti pime. Et Kristjan, väike tüdruk, kes siin raha tahtnud minu käest. Kristjan käib nüüd põhimõtteliselt kõik poed läbi juba. Sai omale midagi osta ka, ostis Ruudile siis ühe, mis see oli, Dolce Gabbana ehtsa käekoti. Pärast ilmselt hotellis näitab ka, milline see on. Mina olen saanud siit
poest 2 külmkapimagnetit, viimasel ajal on neid hakanud korjama. Aga ma ei tea, mis ta nüüd jaurab seal. Tükk aega, nüüd hakkab juba müüjaga sõbraks saama seal. Kõike hõbedat tahete praegu pähe määrida, musta hõbedat, tavalist hõbedat, kõike. Aga seda, mida mina otsin, seda ei ole. Mis sa otsid üldse? Tema küsis seda sama, mul on mingi mõte, mida ma tahaks leida, aga ma ei ole veel sellist asja leidnud. Kui ma selle üles leian, ma mõtlen, siis ma näitan. Me oleme nüüd mingisugune 6 kilomeetrit käinud, jõudnud tagasi. Väljas on kell 17.50, on pimedaks läinud. Ja ma näitan nüüd meie hotelli seda esimest ka siit. Üks ventsi andis. Muidu. Andis vähe käppa, ma tõmban vähe puhtamaks nende. Hotell on ikka tegelikult näeb väge välja. Lähme teeme ühe kohvi. Teeme kiired kohvid ja edasi läheme juba suurele ringile öisesse Hurghadasse. Jalutame kella 3 öösel välja ja käime läbi enam-vähem kõik lahti olevad poekesed. No me oleme nüüd tõesti jõudnud sellesse kohta, kus kohalik inimene tunneb ka ennast inimesena. Et nüüd see on nüüd siis see tänav. Et vaatame, mis see tänaval meile pakkuda on. Noh, siit saad nagu seda Chabapuuri, mida iganes see tähendab, et ja noh, kohalik mees tuleb siin ürbiga, et lähme ja tutvume. Vahepeal me sööme näiteks 3 euros krossanti, mis oli nagu Saaremaa saare sai, šokolaadiga. See on esmaspäeva õhtul, kell on veerand 2 öösel ja selline see elu siin Egiptuse tänaval on, et lähme tutvume. Hello, my friend. Ja nüüd oleme Yes. Hello. Good. Rusel. No. Russia. Europe. Planet. Ei no vaata, näe, siin on apelsini, kohalik apelsin. Arvu küll ei saa, mis see kilohind on, mingi 10 kohalikku vist äkki või? Aga no maitse on totaalselt erinev, mis selle pärast. A sexy lady, hash is my fady, I like sex. Me vahepeal saime ühe Leedu kodakondsusega naisega tuttavaks, kes oli siin kohaliku mehe leidnud ja ütles ka, et esmaspäeva õhtul ei ole siin tõesti mitte midagi, et poisid minge hotelli ära. Ja nii me lähemegi selleks õhtuks hotelli tagasi. Videoga jätkame juba järgmise päeva õhtusöögilt. Praegu mul on siin näiteks part, aga kurat üle küpsetatud, nagu saapad all. Ma ei tea, šokka. Eile oli parem. Eile oli veisel hea, väga hea. No nii, me hakkame nüüd tegema siis järgmist linnaminekut, teise õhtul linnaminek. Täna lähme taksoga, sõidame 6 kilomeetri augusele Hurghada suurimasse ostukeskusesse. So, how much that? We have local money. We have local money. 100? 200. No, it's too much. How much? 100. 150. 150. Yep. Here you are, my friend. Kus on näidikad? 250? 150. 150? No, just 150. 150? Yeah. That's the deal. What? That's the deal. That's all money there. Taksoga oli ka niimoodi, et nagu näha oli, siis hüppasime peale, leppisime hinna kokku 150 kohalikku raha ja läksime mõlemad peale ja siis tema tegi juttu justkui me peaksime mõlemad maksma 150. Ehk mina 150 ja Kristjan 150. Aga no ütlesime, et ei, et see esmane oli meie diil ja siin mingit muudatusi nagu ei tehtud. Kõik näeb välja nagu tavaline ülemiste keskus. Pole mingit vahet. Tuleb vilguvad, tuleb vilend. No siiani ma ootasin võib-olla natuke rohkem, aga no kaubanduskeskus. Mingi mošee jälle väga. Jah. Siin on suur mošee ja see ringristmik, mis siin kõrval on nüüd täpselt see koht, kui sa paned
Google Maps'i Hurghada, siis ta näitab täpselt selle minu selja taga oleva ringi peale siis. Nii-öelda, et ma ei tea, kas me oleme nüüd keset linna või mitte, turistiala siin väga ei ole. Aga tulimegi lihtsalt jalutasime, et see koht siis ära näha, et milline see keskkoht on. Ja siin on üllatav isegi, et on valgusfoorid, mida eriti nagu siin liikluses näha ei ole. Et siit sildi pealt me saame lugeda, et tule põgene siis päikese ja mere juurde ja saad ostama unistuste kodu. Hinnad algavad alates $16,000. Näe, kinnisvara hoopis. Pole paha ju. Me oleme jõudnud kusagile turismikeskusesse jälle, kus on väga palju erinevaid värvilisi tulesid ja pood, et lähme istume korra maha. Selline päris soe on ka täna, üle 20 nõksa näitas ennem 22 oli. Et vaatame midagi jahutust ja niimoodi. Jah, Siimul meeldib neid vaatamisväärsusi vaadata, aga läheks istuks korra maha ka. Arutaks seda asja. Et tunneks end inimesena. Jänu, ütleme nii, et kuule hakkame nüüd vaikselt üle minna. Selles suhtes, et jänu on vaja kustutada ja miks mitte. Vaatame korra seda kohalikku baarielu ka. Kus on juba hämarad tänavad. Aga selles mõttes, et siin on jälle samamoodi, et kohalikud nagu mitte keegi nagu ei tüüta, et ja võib-olla välja vaadates võib tunduda, et on nagu selline ohtlik või hirmus ka, aga tegelikult tänava peal jalutades küll sellist tunnet ei ole, et ei ole siiamaani ühtegi mingisugust ärevat olukorda nii olnud. Jah, aga me juba tükk aega tagasi võtsime, et võiks nüüd võtta aja korra maha ja läheks lihtsalt kurk kuiu. Ja no otsime seda õiget kohta, no mitte ühtegi baari ja kohvikut. Aga vaata vaid, me oleme nüüd Pimelinnast jõudnud jälle Valgesse kohta. Niimoodi koerad ja kassid on ka igal pool. Edu, kullerid, apelid, banaani. We want to go Seagull Hotel. Seagull? Yeah, Seagull. But we have 100. All right? Let's go. I sit back. Okay. Anna. Okei. Mõnus. Ma ütleks, see on tundnud parem kui see, kui need oli õige takso tegelikult. Pisike ja kõrge, see läheb ümber võib-olla. Jah. Kolmapäev ja kell on juba saanud 4. Meie aga oleme saanud vahepeal endale uue toa. Mäletate küll, kui vaatasime seda esimest tuba, mis saime endale, et rõdu peale minnes olid justkui kusagil mootori ruumis, siis vahepeal me käisime eile vaatamas kaabel 2 erinevat tuba, millega me aga tegelikult rahule ei jäänud. Ja nüüd oleme siis juba kolmandas toas ja selle võtsime ka ära. Selle toa eelis on nüüd see, et kui siit läheme nüüd rõdu peale, siis me ei ole enam mootori ruumis, vaid siin on need ventikad kusagil nurga taga. Ütleme, et merevaadet ei ole, aga natukene basseini nurka kusagil võib-olla isegi piiludes näeb. Aga sellega oleme selles mõttes rahul jah, et siin ei unda midagi. See on selline täitsa okei nagu vaikne tuba ja ega me siin toas tegelikult palju ei ole, et siia tuppa ei paista ka päike sisse, saame mõnusas sellises jahedas ruumis olla. Nii, aga ma küsin Kristjani käest siis muljed ka. Ja tegelikult on ju parem, ma arvan, et siin on uni ka parem, siin on jahedam päike paista peale ja vähe hea vilu olla. Aga täna õhtul, kuna tegemist on meil sõbrapäevaga, siis toimub siin mingisugune sõbrapäeva pidu. Mehed on juba hommikust saati mingisuguseid õhupalle hakanud üles panema. Nii et täna tundub, et selline meelelahutusprogramm siin hotellis tuleb ka siis vähe asisem kui eelnevatel päevadel. Me ei olegi tegelikult ühtegi seda hotelli õhtusprogrammi, mis siin tavaliselt kella 9:30 toimub. Siiamaani näinudki. Meil on oma programm kogu aeg olnud. Meil on jah oma programm olnud, me oleme kogu aeg linna peal ringi siis kolistanud. Et võib-olla siis ehk täna äkki näeme natukene seda hotelli oma programmi ka, et mis siin näidatakse. Tegelikult läheb aga ikkagi nii, et me ei jõua hotelli show programmi vaatama
Õhtusöögil sattume kokku hotellis puhkavate teiste eestlastega, kes kutsuvad meid külla oma sõbrannale, kes on hotelli lähedal korterit üürimas ja omale Egiptusest mehe leidnud. Õhtu lõpuks maandume kõik kohalikus baaris Ahoy, kuhu ühel hetkel kargab sisse päris ehtne Charlie Chaplin ja tahab Kristjanist vanaitte vormida. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war was. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, was war das. Hören, stellen, etwas scheren und erzählen, das war das. Järgmisena otsustab Charlie Chaplin baaris korraldada õhupalli pumpamise võistluse ja otsib endale 3 vabatahtlikku. Eestlasi esindab nagu ikka Kristjan. Aga vaatasime siis, et meil hakkavad riided natukene otsa saama. Kristjanil on seesama roheline särk juba mingi 4. päeva seljas. Legendaarne särk. Et lähme vaatame siia kohalikku ühte riidepoodi. Selline 4-kordne suur pood on. Selle poe eelis on see, et siin on nüüd asjadel hinnad ka peal. Et enamasti poodides hindasid ei ole, isegi apteegis ei ole rohkudel hindasid peal. Aga see on selle mõttes natukene parem, et vaatame, kas me leiame äkki mõne särgi omale siit. Alli originaal Gucci särgi sai isegi. Ja 8 euri Gucci särk. 285 kohalikku. Millimäng on eluaeg, kui ta kuvitab. Tule. Üsna palju on sellist asja ka, kus on majade vahelt nagu üks maja lihtsalt ära kadunud kusagile. Siis on jäänud sellest järele selline suur auk, mis on siis hakanud lihtsalt prügi korjama. Assimilatsiooni auk on see. See on huvitav ja neid on jube palju siin tegelikult. See on postiauto. Ja siin oli üks huvitav auto veel, mida ei ole varem mina küll mitte kusagil näinud. Et ratastel selline kaarditerminal või mis ta on? Monitrak. ATM, eks kaardi pangaautomaat, ühesõnaga. Sõitev, ringi liikub. No, don't have I have a change. You have Paper? You have the 5 back? Yeah, okay. All right. Hello, this is 7 euro. 7. And 5? No, 6, 7, really. This here calculator, 7 maximum. Really? Then I no take. Okay, 6, 7. Okay. Täna oli üks huvitav üllatus ka minule. Ma kogu aeg arvasin, et me läheme kodupoole siit siis pühapäeval. Ehk siis pühapäeval kella 5 ajal pidime vist lennujaamas olema või transfeeri tuleb järgi. Aga nüüd Kristjan hakkas siin asju vaatama, arutama, et me oleme hoopis esmaspäeval kella 5 ja kontrollisin siis paberite pealt järgi ka ja tõepoolest ongi niimoodi, et me hakkame alles esmaspäeval õhtul siit ära minema. Ja teisipäeval siis kusagil, ma ei tea, kas kella 4 äkki jõuame Tallinna lennujaama. Et siis ongi esimese praami peale kell 6. Ja kuna ma kogu aeg arvasin, mul on esmaspäev mõnusalt kodus olla veel, siis tegelikult nüüd tuleb teisipäev ja ma pean minema teisipäeval juba tööle. Et suht ühtede silmadega lennuki pealt maha ja siis otse Saaremaale ja otse põhimõtteliselt tööle. Tore. Tore üllatusega ja positiivse poole pealt on siis see, et saame lihtsalt 1 päeva kauem siin olla, mida ma üldse ei arvestanud. Ja hopsti, järgmisel hetkel leiame end kohalikust baarist nimega Grotto, kus esineb ka show-trummar, kellele tõttab Kristjan kohe appi.
edasi liigume paar õhtut tagasi külastatud Ahoisse ja seal võtame DJ puldi üle ning hakkame eestikeelset musa mängima. Näiteks nii kõlab Eesti tänavune eurolugu. Täna siis on laupäeva õhtu ja kohalike, nii kohalikud küll, saime eestlastega tuttavaks ja nad mõtlesid, et võiks ühise õhtusöögi teha ja sai siis laud restorani kinni pandud, kalarestorani, et erinevad mereannid ja värgid, aga nüüd me siin Siimuga siis kahekesi istume ja supid on meil juba ette toodud, et kalasuppi toodi meile, et proovime siis äkki kohe kiirelt ära, et on tõesti, kala on palju sees, et jah, ongi kalasupp, et maitseb. Muidu kala on siiamaani üllatavalt vähe olnud, kui me oleme käinud õhtu või hommiku või lõunasöökidel, et täna siis ongi jah, maksimaalselt selline kalapäev. Saame selle mereanni nii-öelda asja siis ära proovida. Et ega me ei tea üldse mitme käiguline see on või mismoodi, kuidas, et eks see siis kõik selgub. Kalarestoranist lootsime veidi rohkem ja pigem on toidud tagasihoidlikud. See näiteks siin on pearoog, mis koosneb erinevast fritüüritud kaubast. Lisaks peetakse hotelli poolt kõrval laudades ka sünnipäevalapsi meeles. Nüüd on videos juba järgmine päev ja põrutame eestlaste pundi ja meie uue sõbra Hossammiga El Cunasse. Tegemist on ühe luksuslikuma piirkonnaga, mis asub Hurgadas 40 kilomeetri kaugusel. Kohale lendame 2 taksoga ja 40 kilomeetrise taksosõidu eest tuleb ühe auto kohta välja käia 6 eurot. How are you? 50-50. Okay. Saaks näidata ükskõik midagi. Näitan ükskõik mingit suvalist, Google'dan mingisuguse ID-kaardi. Tamam. Austraalias mulle käid see kaudesse. Välja püütud restoranis või? Tulikuus. Sain paadid sieltä. Ma ei taha very strong. 20-st. 15 kraadist õlut. No. Kaagi I need normal Sakara. siin on meile neid kokteile ka, piinakoladad ja vodka miksid ja... See tõmbab kohe täis. Kuule, tõmbab käima. Kuusa lahti. Tõmbab kuusa lahti, jah. This is better? Yes, kaheksa võtti. See on ju 2 eest, jah. Tabel or nothing. Anna, what you need on? Siin saab ainult sellest. Kuidas musta? Ma küsin. Tugev opener. Pange kõik see kokku. See avarii ehmatas küll kõvasti, aga õnneks jäid kõik osapooled siiski terveks. Paremalt poolt ei tasu ikkagi möödasõitu teha. Ma panin täpselt kaamera filmima. Munakoor. Tähtsa putsi kaadel.
ei ole. ma panin täpselt kaamera ülmi või? Ma nägin jah, ma vaatasin, et vend sõidab täpselt, see on ratt alla ju. meie viimane hurgada söömine üldse, see nüüd esmaspäeva lõunasöök, mis me siin laadima hakkame, mingit kohalikku saia. No tegelikult on siin muud värki ka taldriku peal, et... Sai on hea, see on just ahjust tulnud, meil kohalik see ongi Egiptuse sai vist. Pitsa ahjust tehakse, täiesti just tulnud, ahju soe. Et nüüd tuleb selline pikem paus, et siin mõni päev tagasi ma üllatuseks teada sain, et meie lend ei ole siis mitte nagu pühapäeva õhtul, et on siis hoopis esmaspäeva õhtul. Kella 8 lendame välja, 5:30 visatakse meid siit välja, hetkel kell on mingisugune 17:10 tuleb buss järgi, kell on praegu 1 ja kell 8 läheb siis lennuk, jõuab öösel kell 3 Tallinnasse ja siis tegelikult ongi esimese praamiga Saaremaal ja nii edasi. Tegelikult see nädal aega on läinud ikka siin nagu mega kiirelt. No. Tegelikult. Et ega tüdimust peal küll ei ole? Et tüdimust ei ole absoluutselt, ilm on kogu aeg hea. Täna on selline natuke tuulisem ilm, et võib-olla me oleme seda päikest ka juba nii palju saanud, et see tegelikult on suht jae, et kananahk on isegi tegelikult peal praegu, kui see tuul tuleb. Aga tegelikult on äge sektusväike sükanud. Niisugust kultuuriprogrammi saanud, on süüa hästi saadud. Õhtuti väljas natuke me käidud ringi, vaadatud. Vaadatud siis nii-öelda neid kaubatänavaid ja kaubatänavatelt kõrvale ka. Nii-öelda nende samade pimedate tänavate peale. Et see on kõik okei, jah. Ja rahvast liigub hotellis ka iga päev, näeb mingid uusi nägusid ka ja minul on siin natukene kanapitsat, valget riisi, siis oli mingi hiinapärane mis oli kala vist täna, hiinapärane kala, jah. Ja siis on sellised sweet chili köögiviljad ja siis ongi Türgi sai ka või see Egiptuse, Türgi-Egiptuse vahepeal sai. Ja iga päev on praktiliselt söögiks riis olnud, et tahaks juba kartulit saada. Mul on enam-vähem samad asjad, et mingid grillitud köögivilja ka ja pitsat ja siis mul riis on küll teine, ei ole see valge riis. See on makaronide segamine. Mingid makaronide segamine, jah. Üldpildis toit on nagu hea, enam-vähem kõik on ühe maitsega. Aga ma nädal aega on okei süü, kauem seda vist ei suudaks väga pikalt enam süüa. Me hakkame nüüd hotellist check-out'i tegema ja mõtlesime, et saadame siis sugulastele mõned kirjad ka või postkaardid teile. Nüüd oleme neid siin valmis vorpinud laua peal. Kristjan saadab ka, kuhu sina saadad? Koju, vanematele. Et Egiptuses pole veel tervituse saadetud varem. Ja mina olen siis kirja teile panemas või postkaarti vanemale, selline kaladega pilt. Siis naabrimees Margusele läheb selline kaart teile. Tervitused Margusele, naabrimehele. Yeah. Ja siis üks tuttav mees, Karala Odakala korraldaja Urmas Kask palus mul spetsiaalselt tegelikult, et äkki ma saaksin temale postkaardi saata Egiptimaalt, sest ta korjab postkaarte. Temale olen siis sellise kaardi teile panemas. Et siin samas hotellis on see kirjakast olemas, et siin viskame nüüd posti need. Kaart maksab 2 kohalikku raha ja läheb siis neid marke 70 kohaliku eest. Margid on sellised siin. Must be special amount for the mark. How much did you pay? 70. Okay, 70. Ask him how he's staying in the hotel. Not that. How is your staying in the hotel? We going out today? Perfect. Perfect. No, how was? Very good, very good. Yes, Are yes, you yes. happy with everything? Satisfied? We Yes. are Yes? Very good hotel. What was your room 202. number? 202, yes. Yes. Thank you. Nii, Okei. Esimene läheb teile, tomaki. teine, kolmas.
Eestis näeme. ja võte. Tere õhtust! Tere õhtust, mu daamid ja härrad. Hurghada lennujaamas, mis me teeme? Kõht on tühi, võtame muna. Näpp läks juba kuhu sisse. Nii, teravam pole ennem siis. Jah, nii, Siim, 1-2 ja läheb. Jälle Siim oli kõvem. Teine pool ka? Ei, ikka ma kaotsin. See tops on tühi. Ei ole, see on pein seis. Aga hea muna on. Te hommikul seal oma toa veekeetis käitsite või? Jah. Järgmine. Tõesti on hea muna. Tõesti on hea muna või? Aruldaselt hea. Mingid maitse tugendajat oleks vaja. See on vein, jah. Ja lihtsalt sellepärast, et kuiv on. Ahoi, me saime Peetrist auto kätte. Oleme lennuki pealt maha jõudnud ja hakkame nüüd Saaremaale liikuma. Kell on 2:46 ja 1,5 tundi minekut praamile ja siis veel kunagi jõuab 7 ehk koju ka ja siis ongi mõni tund ja tööle minek. Kena.